Hei kõigile! Täna räägime millestki, mis on nagu supervõime, mis on meil tegelikult kõigil olemas, aga mida me alati ei oska kasutada. See on tahtejõud. Vaatame koos lähemalt, kuidas see nähtamatu jõud meie valikuid ja tervet meie tulevikku vormib. See tunne on ju nii tuttav, eks ole. Sead endale suur eesmärgi, plaan on paikas ja siis tuleb midagi muud vahele. See ongi see igavene võitlus, millest me täna rääkima hakkamegi. Okei, kõige olulisem ongi siin aru saada kahest täiesti erinevast asjast. Ühel pool on see hetkeline tahtmine, näiteks see vastupandamatu isu kommi järele, ja teisel pool on tahtejõud. See on otsus sellest kommist loobuda, et saavutada midagi pikemas plaanis, näiteks hea tervis. Üks on lihtsalt hetkeimpulss, teine aga on teadlik valik, mis nõuab pingutust, ja just see teine ongi meie tänane kangelane. Ja see ongi, teate, tahtejõu A ja O. See pole lihtsalt millegi soovimine. See on võime seada endale siht ja siis selle poolega liikuda, isegi kui on raske ja üldse vitsi. See on see tööriist, mis aitab meil saada just selliseks, kelleks me tegelikult saada tahame. Aga kuidas neid kahte, seda hetkesoovia ja pikaajalist tahet päriselus ära tunda? Teeme nii, paneme su väikesele proovile. Vaatame, kas sa tunned tahtejõu ära, kui sa seda näed. Mõtle korraks. Sa oled väsinud, tahaksid ilmselt diivanil vedeleda ja midagi muud teha, aga sa valid hoopis raamatu ja õppimise. Mis see on? Täpselt nii. See ongi puhas tahtejõud. Sa lükkad edasi selle hetkelise mõnu, puhkuse või meelelaotuse, et saavutada tulevikus midagi palju olulisemat. See ongi sinu vaimne muskel täies töös. Väga hea. Ja jälle, väga sarnane aukold. Su keha karjub puhka, aga su eesmärk ütleb liiguta. Kumb siis peale jääb? Jällegi õige. Tahtejõud ongi see sisemine jõud, mis aitab meil üle olla laiskusest, väsimusest ja sellest kergest ebamugavustundest. Nüüd, kui me oskame tahtejõudu ära tunda, on aeg küsida, mille nimel me seda musklit üldse pingutame. Uurime, kust meie eesmärgid tegelikult tulevad. Tahtejõud vajab suunda, eks ole, ja selle suuna annavadki meile eesmärgid. Aga kust need eesmärgid siis tekivad? Tavaliselt on mängus 3 peamist koostisosas. Need on siis väärtused, vajadused ja teadmised. Väärtused, need on need asjad, mis sulle päriselt sügaval sisimas korda lähevad. Näiteks ausus, tervis, sõprus. Vajadused on see, milleta me lihtsalt hakkama ei saa. Toit, uni, turvatunne. Ja teadmised näitavad meile, mis on üldse võimalik saavutada. See kolmik kokku vormibki meie eesmärgid. Vaatame, kuidas see päriselt toimib. Vaata, see pilt siin näitab seda ideaalselt. Kui sinu jaoks on tervis oluline väärtus, siis sinu igapäevased pisikesed valikud, mida sa sööd, mille jaoks sa raha kogud, hakkavadki seda väärtust peegeldama. Sinu eesmärgid tulevad otse sellest, mis on sulle päriselt tähtis. Muidugi, meil on ka need põhivajadused nagu söök ja uni, aga just meie väärtused on need, mis annavad kõigele sellele sügavama mõtte ja suuna. Samas, isegi kui su väärtused on kristallselged, seisavad teel ees takistused. Ja olgem ausad, see tee ei ole alati sile. On olemas jõud, mis töötavad meie tahtejõule aktiivselt vastu. Nimetame neid siis tahtejõu vaenlasteks. Tundub tuttav. Laiskus on see vaikne sosin su peas, mis ütleb, las olla, ma teen seda homme. See on see soov vältida igasugust pingutust ja lükata asju lõputult edasi. See on ilmselt üks suurimaid takistusi üldse. Sõltuvus on eriti kaval. See algab millestki, mis pakub natuke naudingut, aga märkamatult kasvab millekski, mis hakkab sinu elu juhtima. Olgu selleks siis mängud, sotsiaalmeedia või midagi muud. See on nagu ajavaras, mis röövib aega ja energiat, mida saaksid kasutada oma päris eesmärkide saavutamiseks. Ja siin on kolmas, väga levinud vaenlane, mida see tuntud lugu ideaalselt kirjeldab. Enesepettus. Kui me milleski ebaõnnestume, on palju lihtsam endale valetada ja öelda, ma tegelikult ei tahtudki seda või see polnudki üldse seda väärt. See kaitseb küll hetkeks meie egot, aga takistab meil oma vigadest õppimast ja uuesti proovimast. Okei, aitab nendest pahalastest. Räägime nüüd hoopis kangelastest. Vaatame paari näidet päris elust, mis näitavad, kuidas väärtused ja tahtejõud võivad luua midagi täiesti erakordset. Steve Jobsi lugu on lihtsalt uskumatu näide vastupidavusest. Teda ei ajendanud raha, vaid tema väärtused, innovatsioon ja täiuslik disain. Kujuta ette, sind visatakse su oma firmast välja ja allaandmise asemel lood sa midagi täiesti uut ja tuled siis tagasi tugevamana kui kunagi varem. See polnud õnn.
See oli puhas tahtejõud, mida toitis tema vankumatu visioon. Ja see ongi tegelikult see kõige olulisem õppetund tema loost. Tema tahtejõud tuli sügavast usust sellesse, mida ta tegi. Ja see on sõnum meile kõigile. Leia see, mis sinu silma särama paneb ja kasutama tahtejõudu selle nimel pingutamiseks. Aga kangelaslikkus ei ela ainult suurtes korporatsioonides, see on olemas ka igapäevastes tegudes. See medal siin sümboliseerib ühte hetke, kus üks noor puiss tegi täiesti erakordse valiku. Mõtle korraks, Roger ei hakanud kaaluma plusse ja miinuseid. Sel hetkel, kui ta nägi ohtu, aktiveerus tema kõige sügavam väärtus, elu pühadus ja andis talle jõud tegutseda. See näitab, et meie väärtused pole lihtsalt ilusad sõnad pameril, need ongi need, mis juhivad meid siis, kui asi on tõeliselt oluline. Nüüd, kui me oleme näinud, kui võimas see kõik olla võib, on aeg pöörata pilk iseenda poole. Kuidas sina saaksid oma supervõime tööle panna? Mõtle nüüd päriselt, mitte 10 eesmärki, vaid ainult üks. Üks väike samm, mis põhineb sinu väärtustel. Mis on see üks asi, mille saaksid ette võtta, mis näiteks sulle endale ja teistele, kes sa olla tahad, sest just sealt saab sinu supervõime, sinu tahtejõud alguse. Aitäh, et kaasa mõtlesid!